Nii, veel üks kaera hapendamise meetod. Selline huvitav. Praegu on ta keedetud mul kuum paks kissell. Nii, ja kisselli valmistamiseks on mulle pandud siia kannu sisse kaerahelbeid. Siia paneme juurde vee. Noh, nii et pärast liitrisesse purki mahub või midagi sellist. Võib-olla kaerahelbeid peaks ka natukene valima. Ma blenderdan ära. Nii. Peale korralikku blenderdamist tuleb see segu läbi sõeluda. Nii, peale sõelumist pannaksegi see puhas kraam tulele. Nii, siit tuleb välja hõõruda kõik see kasulik ja paks mass. Niimoodi ühe käega ei saa teha, aga no põhimõte on see, eks ole. Nii. Et kõik läbi hõõruda. Muidugi peaks ka peenem olema, aga siin ongi see, et ma teen ühe käega seda, siis on mul natuke probleemne see asi. Nii. Ja selle paneme keema. Nii, see selleks. Aga nüüd, kui see on keedetud ja ta on selline kissell, siis üks meetod õpetab niimoodi, et siia läheb inuliini sisse. Nii. Inuliin aitab nagu sellel probiootikumil töötada. See on kiudaine, ka lisandub. Minul on mõned kapslid siin probiootikume. Ma ei tea täpselt, mis siin hakkaks hästi tööle, kuid ma lisan mõnda probiootikumi natukene siia, mitte palju. Ja siis ma panen ta 10 tunniks või järgmise päevani hapnema. Ta liiga palju ei tohi ka ära hapneda, sellepärast mida kauem, seda hapumaks ta ju läheb. Siis võib seda jahutada, ta on selline meeldiv ja paks ja saab süüa nagu probiootikumi eest. Kindlasti sisaldab kaer beta-glükaani, mis on haigestumise puhul nagu aitab nagu võidelda haiguse vastu. Et muidu ma ei ole enam kaerasööja, aga mulle meeldib see kaeramaitse tegelikult küll. Nii et esialgu kaerapiim, keema, ise valmistatud.